26. mai, teisipäev ja matemaatikatund. Ja nagu näed, siis ekraani peal on aastalõputöö ja me oleme jõudnud sinuga nii kaugele, et on vaja ära täita viimane tööleht, sellest pilt teha ja mulle saata. Ja ongi matemaatika selleks aastaks läbi. Nüüd selleks, et sa selle töö ära saaksid tehtud, ma natukene juhendan sind ja annan teada siis, mida sa tegema pead, et asjad saaks õigesti tehtud. Nii, esimene ülesanne. Sul läheb vaja joonlauda ja hariliikupliiatsit. Ja tuleb joonestada etteantud pikkusega sirglõik. Me oleme seda korranud, ma usun, et sellega sa saad hakkama. Aga nüüd teine ülesanne. On väike trikiga ülesanne sellepärast, et selle töölehe peal on sinu eest tegelikult see ülesanne juba ära tehtud. Et kui sa loed seda, siis seal on öeldud, et värvi ruut ja kuup roheliseks, ristkülik ja risttahukas punaseks, kolmnurk ja püramiid siniseks ja ring ja kera ja kollaseks, aga nad on juba värvitud. Mis tähendab seda, et mina tahaksin ikkagi teada saada, kas sina tunned ära õiged kujundid. Ja nüüd ole hästi tähelepanelik ja kuula, mida sa pead tegema. Me teeme jälle nii, nagu me oleme teinud nendes ülesannetes, kus on vaja olnud tõmmata mingisuguseid jooni. Eks? Aga joonte tõmbamise asemel teeme meie seda, et me kirjutame numbreid. Ja nüüd pane hoolega tähele. Siin, kus on see esimene punane punkt ja on kirjutatud ruut ja kuup roheliseks. Palun kirjuta siia ette number 1. Number 1. Nii, teise punkti ette kirjuta number 2. Kolmanda punkti ette kirjuta number 3. Ja neljanda punkti ette number 4. Ja nüüd vastavalt nendele numbritele hakkad sina siin töölehe peal märkima ära neid kujundeid. Number 1 on ruut ja kuup. Otsi nad üles ja märgi sinna juurde ära number 1. Ristküliku ja risttahuka juurde märgi number 2. Kolmnurgale ja püramiidile number 3 ja ringile ja kerale number 4. Sobib? Siis on ülesanne lahendatud, eks ole? Nii, kolmas ülesanne. Mõõda kujundi külje pikkus. Sul läheb vaja joonlauda. Tuleta meelde, kuidas mõõta külje pikkust ja pane siis see sinna alla kirja. Nii, neljas ülesanne. Arvuta ja võrdle. Jällegi, igale sellisele arvutusele on peale tehtud siia kaar ja selle kaare peale palun kirjuta tehte vastus. 3 + 7 on, kirjuta siia peale vastus, 15 - 5, kirjuta siia peale vastus ja alles siis pane ruudu sisse, kas on suurem, on väiksem või on võrdne märk. Nii, lähme teise lehekülje juurde, ehk siis pööra teine lehekülg. 5. ülesanne. Vali kõrval olevast tulbast, siin on tulp, õige mõõtühiku lühend ja täida lüngad. Nii, sul ei ole siin veel lühendit, sul tuleb ise täita. Sul on antud siia mõõtühikud ja sina pead siia taha õiged lühendid panema. Ja siis võtad siit need lühendid ja kannad sellesse lünkteksti, et sul tuleb lugeda seda lünkteksti ja kirjutada sinna. Mul on kodust koolini minna vaid 100 ja nüüd mida? Kas sentimeetrit, meetrit, grammi, kilogrammi, liitrit, sekundit või minutit? Et see palun pane sinna siis kirja. Nii, 6. ülesanne. Vaata kinosaali plaani ja värvi ruut, kus keegi istub. Nii, see on siin siis kinosaali plaan. Nagu näed, siin all on kohad ja need on read. Kohtade numbrid siin ja ridade numbrid siin. Ja siin on nüüd piletid. Siim, Kertu, Sass ja Heli. Sul on öeldud rida ja koht. Orienteerumine ruumis. Nii, kasuta samu värve.
punast, kollast, rohelist ja sinist ja värvi ära siin ruudustikud, kus keegi neist istub. On aru saada. Nii, ja 7. ülesanne on siis tekstülesanne. Tekstülesande puhul loe hoolega, loe kas või mitu korda. Mõtle, mis sa edasi pead tegema, mis sa selle küsimusega teed, millised on andmed. Siia saad kirjutada kõik andmed, mis sa siit tekstülesandest leiad ja tehte saad arvutada siia ruudulise paberi peale ja ära unusta palun vastust. Nii, ja ongi kogu töö, mis sul tuleb siis ära täita. Soovin sulle edu, kindlat kätt, lahtist pead ning ole tubli ja saada see töö mulle ära.